no issand jumal, meil käib see mõte praegu onju. Ebaprofessionaalsus on siin ikka. Ma alustan sellest, et miks ma Forward Space'i sattusin, on see, et ma kolisin Pärnusse. Ma vahetasin elukohta, ma olin ennem Tartus ja sattusin siia kolleegi soovitusel. Üks kolleeg varasemalt töötas siin ja otsisin kohta, kus saaks siis tööd teha nii, et ma ei peaks kodus töötama. Mida ma kartsin, võib-olla natukene seda, et siin on hästi palju erinevaid inimesi koos, mis tähendab seda, et see töökeskkond võib kohati minna hästi kaootiliseks ja hästi selliseks lärmakaks. Aga minu õnneks või samas ka kurvastuseks tegelikult on kahjuks vastupidi. Ehk siis kui ma täna siia tulen, siis on see, et mingitel hetkedel on siin täielik haudvaikus, mis on minu jaoks ikka veel natukene häiriv, sest Tartus on meil samamoodi avatud kontor ja seal oli pigem see, et see selline nii-öelda pehmelt öeldes laat käis nagu kogu aeg, et tegelikult oled sa natukene sellega harjunud, et keegi kuskil kogu aeg räägib ja mingi hetk nagu seda sellist vaikuse häält kuulata on natukene veider. Kui ma siia tulin, siis mind üllatas võib-olla see inimeste avatus, mis siin oli, et esimesel nädalal kohe oli meil community lunch ja nagu väga selline kuidagi sujuv oli see tuleks siia, et inimesed oma suhtlusstiililt on väga avatud, natukene sükene mitte-eestlaslik lähenemine selles mõttes, et üldjuhul ma olen harjunud sellega, et inimesed nagu väga ei räägi oma tegemistest ja nad on sellised tšükist small talk'i nagu tehakse suhteliselt vähe. Et siin üllatas jah pigem see, et väga kiiresti tekkisid ühised jututeemad. Siinseks suurimaks väärtuseks ma pean seda, et meil on hästi palju erinevaid inimesi just erinevatest elualadelt. Ehk siis meil on hästi palju erinevaid jututeemasid ja ei ole seda, et meil on kuidagi näiteks ainult tarkvararendajad või ainult ühe nagu eluvaldkonna inimesed, vaid pigem on meil seda kogemust ja seda nii-öelda ja ka elukogemust on hästi laialdaselt, mis nagu teebki ilmselt selle olemise üks nagu mõnusaks. Mina olen tarkvaraarendaja, ma arendan mobiilirakendusi firmale Mobilab ja natukene teen kõrvalt ka projektijuhtimist, aga seda väga vähesel määral just nimelt tarkvaraprojektide juhtimist.